3 minutit lisaks. Jah, algusest saadik oli selge, et see seadus on põhiseaduse vastane. Argumendid käidi läbi, nämmutati komisjonis, nämmutati esimesel lugemisel siin saalis, teisel lugemisel siin saalis, pidasime veel kõne 3. lugemise eel, ütlesime, see on põhiseaduse vastane. Ja küsimus ei ole Vene kirikus, vaid küsimus on kõikides kirikutes, mille kallale Eestis minnakse. Ja mitte ainult isegi kirikutes, vaid küsimus on kodaniku ühiskonnas, kodaniku ühendustes, mille kallale minnakse. Selgelt põhiseadust rikkudes. Ja mitte lihtsalt ühte punkti põhiseaduses rikkudes, vaid mitut olulist aluspõhimõtet rikkudes. Ja, aga sõit läheb edasi. Vaja on teha. Vaadake, ei saa nii olla, et meilt tullakse ära võtma meie vabadusi, aga meilt tullakse ära võtma ka näiteks meie raha, et meil tallatakse teadlikult põhiseaduse peal ja selle jaoks, et tasalülitada kriitikat, karjutakse Putin, 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 kõik, kes vastu on Kremli agendid, kõik argumendid on lõpetatud, lähme edasi, vait olla, muidu olete Kremli agendid. Nii ei saa. Nii ei saa. Sellise manipulatsiooniga ei saa kaasa minna. Ei ole mingisugust juttugi sellest, et näiteks katoliiklased on putinistid või mingid vabakogudused on putinistid või mingisugused täiesti muud suvalised mittetulundusühingud. Aga see seaduse versioon, mille võeti siin vastu, kõiki neid kahjustab, kõigi nende põhiseaduslikke õigusi kahjustab. Selgelt vastuolus põhiseadusega. Ja selle jaoks, et seda ei saaks välja öelda, selle jaoks, et sellele ei saaks vastu olla, selle jaoks, et ei saaks seista Eestis vabaduse ja põhiseaduse kaitsel, lahmitakse Putin, 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 Putin. Aga ma ei ole nõus sellega. Te ei tee meile sellega midagi enam. Te olete karjunud oma Putini juttu nii kaua, et enam ei jõua mäletadagi. See on naeruväärseks muutunud. See on piinlik mula, mida te ajate. Nüüd, eraldi tuleb öelda, et kogu see seaduseelnõu on ju veel kontekstis, mis on meile selge nii Eesti kui Euroopa üldises poliitilistest trendidest. Ja see kontekst on see, millest me täna rääkisime infotunnis, et meil on suure venna riik tekkinud. Politsei ilma seadusliku aluseta filmib kõiki inimesi, salvestab kõiki, sobrab mingites andmebaasides. See kontekst on see, et Saksamaal julgeolekuasutused ilma ühegi tegeliku argumentita kuulutavad kõige suurema, kõige olulisema opositsioonierakonna sisuliselt terroristlikuks organisatsiooniks, et teda keelustama saaks hakata. See on see kontekst, et me liigume totalitaarse ühiskonna korra poole. Ja siin tuleb teile nina sisse pista. Teie, kes te seda seadust läbi surute, tahate teha Eestist samasuguse riigi, nagu ongi Venemaa, kus võmmitsavad suvaliselt tänaval inimesi kinni noppida, sest võib-olla tulevikus hakkavad nad režiimi kritiseerima. Teie ehitate sellist ühiskonda Eestisse sellise seadusega, mille te võtsite vastu teades, et see on põhiseadusega vastuolus. Nüüd, muidugi me hääletame selle poolt, et seadus muutmata kujul ei läheks uuesti presidendi juurde. Et loomulikult seda seadust tuleks muuta, aga ma ikkagi tahaksin kõigile siin uuesti saalis ka öelda. President ütles väga selge sõnaga välja. Ei ole sellist asja Eestis, et meie riigi võimul puuduvad seaduslikud vahendid Eesti julgeoleku ja põhiseadusliku korra kaitsmiseks. Ka nende probleemide puhul, mida seaduse esitlejad või seaduse pooldajad välja toovad. Kui on vaja, võtame kinni need patjuškad, saadame piiri taha. Kui on nad inimesed, keda ei saa välja saata, siis on olemas meil paragrahvid, millega nad kinni võtta ja põhiseadusliku korravastases tegevuses süüdi mõista. Meil on praegu Eestis näide sellest, kuidas meil on üks erakond nimega Koos, kelle juhtide suhtes täpselt seda tehakse. Kohtuprotsess kerib, vaatame, kuhu ta välja kerib, aga ärge tulge rääkima, et meil on vaja seda seadust, sest me muidu midagi teha ei saa. Saab küll. Saab küll, kõik vahendid on olemas, president ütleb seda spetsiifiliselt välja. Selleks, et teha seda, mida te väidate, et te tahate teha, on teil kõik vahendid olemas. Seda seadust ei ole vaja niisugusel kujul. Küll aga on seda seadust vaja, kui te tahate totalitarismi ehitada. Meilt vabadused ära võtta, meilt raha ära võtta, meie põhiseadust jalge alla trampida. Vot siis on teil seda seadust vaja. Karjudes Putin tuleb muidu. See ei lähe läbi.
aitäh.